Ja tõesti on hea meel täna tutvustada seda, mida ma olen varasemalt ka rääkinud väga pikalt, et eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava peamine selline moto võiks ollagi see järjepidevus. Ja me tegelikult taotleme kvaliteedihüpet selle tegevuskavaga, ehk siis me pakume lisaks toimivale süsteemile veel ka täiendavaid meetmeid selleks, et tõepoolest toetada mitte ainult ülemineku koole, vaid ka eesti õppekeelega koole ja lasteaedu, selleks, et meil kvaliteet oleks ikkagi väga kõrge. Hariduse kvaliteet peab püsima kõrge. Ja nii nagu oli ka varasemalt öeldud, et meil on 3 suunda. Esimene suund on siis õpilase ja pere toetamine. Mina näen seda, et pere ei pea dubleerima kooli ja lasteaia tööd kodus. Et siis sisuliselt see mudel, mis sai millalgi kokku pakitud tegevusmeetmena näiteks kogupäeva kooli osas, siis see peaks jätkuma ja loomulikult, kuna ülemineku sihtrühma laste arv kasvab, siis peavad sellele järgi jõudma ka vastavad vahendid, mis siis toetavad neid lapsi. Ehk siis loomulikult tuleb ka eelarvet suurendada. Teine punkt on siis õpetajate toetamine. Loomulikult siin on nii eesti keele õppe pakkumine, sest et meil on paraku väga palju väljakutseid, mitte ainult näiteks looduse ja täppisteaduste valdkonna õpetajate ettevalmistamise osas, see on veel lahendamata ülesanne, siis paratamatult tuleb käsitleda ka õpetaja abisid, sest et meil süsteemis on oodata väga suurt õpetaja abide defitsiiti ülemineku lasteaedades ja siis sellest tulenevalt me peaksime mõtlema veel ka sisu peale, ehk siis igatipidi laiendama metoodika ja kompetentsikeskuse tööd. Me peame pakkuma kvaliteetset täiendusõpet meie õpetajatele, just nimelt lõimitud aine ja keele õppevaldkonnas ja loomulikult tuleb ka haridusasutusi nõustada. Paraku kõik te teate, et Tallinna linn on ette võtnud seiret ülemineku koolides. Selle seirega, nii nagu ka meie kokkulepe näeb ette, tuleb jätkata ja vastavalt seire tulemustele tuleb ka kohendada seda ülemineku tegevuskava. Aga ka Tallinna linn on võtnud eesmärgiks koolitada õpetaja abisid selleks, et meie enda haridusasutused ei tegeleks sisuliselt õpetaja abide ettevalmistamisega ja tasemeõppe pakkumisega just nimelt nendele spetsialistidele, kes on otsustanud meile appi tulla. Ja kindlasti Riina veel räägib sellest, et õpilaste toetamise kõrval on hästi oluline toetada ka peresid, ehk siis selle toetusmeedet eraldi seletab või selgitab lahti juba Riina. Ja ka üldised toetusmeetmed nagu digiõppevara kättesaadavus, mis sisuliselt lihtsustab nii õpetajatööd kui ka võib-olla kodus vastav tugi tuleb õpilasele, kui vastav õppematerjal on kättesaadav. Aga me leppisime kokku, et lõpuks keegi võtab vastutuse, keegi on koolipidaja, ehk siis Tallinna linn, ja me hakkame looma materjalide panka, siis jällegi meie enda õpetajad tulevad appi selleks, et õppe oleks toetatud. Ja veelgi rääkides universaalsetest toetusmeetmetest on õpetaja abid, ehk siis õpet on vaja diferentseerida ja see õppe diferentseerimine toob loomulikult kasu nii õpilasele
kui ka õpetajale. Ehk siis me säästame meie õpetajaid sellest, et nemad peavad multifunktsionaalset tööd tegema. Loomulikult, kui keegi on abiks klassis, siis see toob endaga kaasa ka sellise positiivse tulemuse. Nii et jätkame seirega, laiendame metoodika ja kompetentsi keskuse tööd ja kui siis varasema linnavalitsuse ambitsioon oli pakkuda 6 koolile koostöist arenguprogrammi, siis meie ambitsioon on vähemalt 2-kordistada seda selleks, et pakkuda individuaalseid toetusmeetmeid ülemineku koolide kõige haavatavamale sihtrühmale ehk siis praegustele 4. klasside õpilastele ja ka 5. klasside õpilastele. Ja ma usun, et sellest tuleb ka kasu.